Kas sina tead, kus asub Sibulatee? Kohe saame koos teada. Sibulatee kulgeb mööda Peipsi järve läänerannikut. Suurem osa tänasest Sibulatee üritusest jääb Kodavere kihelkonda. Peipsiäärsed kihelkonnad on veel Iisaku, Torma, Võnnu ja Räpina. Kodavere kandis räägiti kunagi Kodavere murdes, kus on omajagu vadja keele sugemetega sõnu. Kodavere murdes on üsna tihti O asemel hoopiski Õ. Näiteks õter ehk oder, õtsan ehk otsas, õma, õmeti, õskama ja nii edasi. Täna on siin Peipsi ääres Sibulateel eriline päev. Miks see nii on? Tänasel päeval me peame puhvetite päeva, ehk et piirkonnas on avatud inimeste õued ja aiad ja nemad on kõvasti valmistanud, keetnud, küpsetanud, kokanud ja siis ootab külalisi külla. Ehk see on siis meie kandi puhvetite päev. Mitmendat korda see puhvetite päev toimub? Puhvetite päev on 2020. aastal 5. korda. Siis nagu väike juubel ka? Ja minijuubel seekord, tõesti. Väga tore, aitäh sulle! Ma olen tädi Šura kohvikus ja minuga on siin Kairi ja Heiki, aga kus on tädi Šura? Tere, tädi Šura on siin meiega igal pool, igal hetkel. Tädi Šura on igas meie Siguri koogis ja Siguri pirukas. Tädi Šura on meie maja rahvas ja kõikide ja maja rahva abilised siin rõõmsalt. Aga see vana tädi Šura oli selle maja selline vana perenaine, viimane perenaine, enne kui tulid uued uus pere ja meie siia tulime selleks, et siin majas igapäevaselt käsitööd teha. Et me tegelikult ei küpseta ja ei kokka siin kogu aeg, vaid teeme käsitööd. Nii et tädi Šura pere käest ostsime me selle maja käsitöö tegemiseks. Üldiselt siis tädi Šura on selle koha hing? No jah. On küll, jah. Kuidas teil täna siin puhvetite päeval läheb? Tundub, et külaliste vähesuse üle ei saa nuriseda? Ei tea, kui hommikul vaatasid, et kell 10 oli jäänud 2 tuttavat nägu platsi peal, siis tundus küll, et asi on nutune. Ja ega meil oleme ka niimoodi 3 päeva juba valmistunud selleks Sibulatee puhvetite päevaks siin. Aga nüüd õhtupoolik on päris tihe, et hakkavad juba kõik asjad tasapisi kahjuks lõppema. Ehk siis, aga õnneks mitte rahvas. Õnneks jah, tegelikult on nii tore, kui palju külalisi on. Väga tore. Mis on teil sellist erilist, mida te pakute, mille pärast peaks just siia tädi Šura juurde tulema? Need on Siguri maitsed. Erinevad Siguri maitsed. Kuna meil maja keldrikorrusel on Siguri muuseum, siis me tutvustame seda Siguri kasvatust Peipsimaal. Sigurit kasvatati siin 19. sajandist väga palju, kuni sinna teise maailmasõjani. Ja sellest Sigurist, millest traditsiooniliselt on tehtud ainult teed ja kohvi, sellest me teeme nüüd kooke ja pirukaid ja muid toitusid. Kuna tädi Šura kohviku pererahvas nii ilusti reklaamis oma Siguri maitseid, siis kindlasti pidin ma ära maitsma selle Siguri koogi. Palun. Nii. See on Siguri kohvikook. Ja nüüd nagu head reporterid ikka tuleb küsimus. Kuidas tunne on? No selline esimene veerand oleks võinud olla tuulevaiksem, aga tegelikult, issand, ma ei saagi rääkida, mu suu jookseb niimoodi, et see on nii hea kook.
ma saan aru, et Tuul viis sõnad suust, eks ole. Aga kuidas see lõpupoole siis ikkagi see välja kukub? Kuidas on siis tekstuuriga tunne? Tekstuur on imeline, kreemine, põhi on selline krõmps, krõbe, ma isegi ei oska enam rääkida. Kas kummutame müüdi, et siguri kohv on mõru? Kummutame müüdi, see ei ole üldse mõru. Ülihea, tõesti on hea. Müüdud. Jaa, super. Oh my god, kuule. Isegi Peipsimaa külastuskeskuse maja ise on nii armas ja roosa. Tahaks endale sellist. Loomulikult ei saa Sibulateelt puududa ju ka kõige paremas sibulapiruka valimine. Ja kui mina juba siin olen, siis see tähendab seda, et mina pean ka enda jaoks leidma nüüd nendest kõige parema sibulapiruka. Järjekordselt pean ma positiivselt üllatuma, sest kuna sibulapirukas minu jaoks algus kõlas natukene võib-olla hirmutavalt, siis tegelikult on see väga hea ja see sibul siin peal on kergelt selline magus. Ja vaadates neid erinevate sibulapirukate anumaid siin, mulle tundub, et väga suured konkurendid on number 2 ja number 13, kelle mõlemad anumad on tühjaks söödud juba. Jos я выиграл? Да, ты выиграл. Palju õnne! Поздравляем! Я знала. Parim sibulapirukameister. Aasta aega kanna hoolega, Aljona, ütle, mida sellega kõike teha saab? See pirukas tegi minu vana emale. Vana ema tegi? Ja, kui mul oli 6 aastat. Ja siis ma mäletan Kalle Aideta. Ja siis kui ma kasvanud, ma tegin samamoodi. No natukene teistmoodi tegin. No vot. Žüriile väga meeldis, kõik oli hästi tasakaalus, neile meeldis hästi see karamelliseeritud sibul seal sees, nii et kandke siis hoolega märki aasta aega, näidake igale pool, rääkige igale pool, et teie olete parim sibulapirukameister. Võtke siis sellest nagu Я скажу по-русски, это заслуга моей бабушки. Она жила здесь очень много лет, и она меня научила этими пирожками. И я делаю ее. Спасибо. Mina isiklikult olen kogu selle Sibulatee kanti täiesti ära armanud. Siin on nii mõnusalt ja ehedalt säilinud see kohalik elu, see kohalik kultuur. Ja siin on kõik nii armas ja nii tore, et tahaks endale selle taskusse pakkida ja koju kaasa võtta. Teil on väga ilusad sibulapunutised. Kuidas sibulaäri läheb? Ну, неплохо, хорошо. Я рада. Раньше мы в Ленинград ездили, это было очень тяжело, а сейчас очень нормально, хорошо, да. Не надо никому платить, ни бригадирам, ни за место, ничего. Так, открываешь сарай и торгуешь, да. Minuvanused inimesed näiteks ei pruugiki üldse teada, mis asjad need imevidinad on. Aga Nikolai räägib meile kohe, mis asjad need on? Ну, сейчас мы räägin vene keeles. Это самовары. Это небольшая коллекция. В молодости я
собирал ее, мне нравилось. Собирал ее бессистемно, все подряд, и утюги, и самоварчики, все, что мне интересно было. Ну а сейчас все это у меня пылилось на чердаке. Ну а последние 5 лет я решил сделать полочки и рекламу для лука. Здесь мы тоже староверы, и здесь в основном деревни все староверские, и эти самовары все местные. Здесь собраны со всей округи они. И самовар в каждом доме, была русская печка, и грели чай. Грели чай на углях, потому что с печки брали угли, самовар разогревали, воду брали с Шутского озера раньше. И я еще помню это время, когда зимой сделал прорубь, и с озера на саночках в бетоне водил воду, что она была мягче. И хозяйки, ну, моей жены мама, и каждое утро грела самовар. Ну а последнее время тут уже мода прошла на это, уже некогда стало, все заняты, все работают. И в каждом доме свой чайник, кнопку нажал, включил, кофе согрел, и это очень редко. Но у нас, когда семья собирается, вот 2 дочки у меня, внучка, внук еще есть, приезжает, когда в деревню, к дедушке с бабушкой, вот Вера Николаевна, моя хозяйка. И тогда у нас есть свой самовар, который действующий, и готовим чай. И тогда спокойно тоже пользуемся. Спокойной обстановке, и дочки, и хозяйка знает и сахар варить, и с этим сахаром пьем чай. Все нормально. Nüüd näitan teile midagi, mida tavaliselt siin võib-olla ei näe. Viin teid sibulakasvatuse telgitagustesse. Täna õppisin, et sibula kasvatamine ei ole üldse sugugi lihtne tegevus. Tegelikult võtab kogu protsess aega 3 aastat algusest lõpuni, sellepärast et esiteks on vaja saada seemned, pisikesed mustad seemned. Siis saab nendest seemnetest imearmsad väiksed sibulakesed, mis ei ole veel päris sibulad. Need tuleb veel omakorda maha panna ja alles siis saab nendest päris sibulad. Ootamatult jõudsin ma jälile saladusele, miks ma sibulateesse nii armunud olen. Ma olen võrgutatud. Ja tegelikult ei püüta siin võrguga ainult mitte näkilisi, vaid hoopis väga suur osa Peipsi-äärsest elust moodustab kala püüdmine. Kui sa sibulatee avastamisest või hoopis pikast autosõidust peaksid ära väsima, siis Peipsi rannaäärde on rajatud mõnusad puhkealad, kus saad hingata kosutavat värsket õhku ning nautida imeilusat rannavaadet. Siinkandis ootab sind igal sammul mõni imeilus koht ning siin nina tuletorni juures on selline tunne, nagu asuksin maailma äärel. Ja tundub, et maailma lõpus ei olegi mitte kohvik, vaid on hoopis tuletorn.
kätte on jõudnud õhtu ja kahjuks pean hakkama tagasi kodu poole minema. Aga koju lähen ma väga positiivsete emotsioonidega. Siin kohalikud on olnud väga külalislahked ja äärmiselt toredad. Ja loomulikult võtan ma endaga kaasa poole aasta varu sibulaid. Järgmiste kohtumisteni!